meie õhtused jalutuskäigud passu äärde. Näk. Lähme ujuma. Ja vaadake, seal on hästi ilus roosa taevas. Sikud. Oi, kui ilus taevas siin on. Tõesti väga ilus. Very beautiful. Näe, vaata, kass on seal. Need vist laiendavad sinna. Jaa. Kass. Vaata, kass. Esimest korda need kass. Ei, siin on täiega. 2 kassi. Siin huudis täiega. Ma just küsisin, et kas hulkuvaid loomi ka on, ma ütlesin ei, null. Aha, siin on ju. Vaadake, kui ilus taevas. Ja see siin on siuke kolila. Me ei paska täis plats. Järgmine kui kuuli. Käru kaasa. Jõuame kohe meie lebaalale, mis on ilusama vaatega palmid ja värki ja võtsime kohale. Siit on mega nunnu juba. See on siuke mõnneala, kus passutada ja peesitada. Aga vist liiga soe ei ole. Läheb sinna laste ossa. Ujub nagu noor udras. Aigala. Okei, lähme teeme ujumistirud ära. Kui palju inimesi on see? Good morning. Ta on teisipäev ja meil on ta training day. Ja ilus ilm on, lubab 38 kraadi. Päike paistab. Hakkame just hommikust sööma. Ja... Kaheks lähme kohale. Siis vaatame, mis saab. Vaatame need mašinad üle. No nii, tööriided on seljas. Oranžid siin 2 tükki. Ja lähme siis vaatame selle farmi ja need masinad üle. Sain esimest korda enda papud ka jalga panna. Polegi neid kordagi veel kandnud. Ostsime need siis, kui me Prissis olime, et no tead, tööriideid läheb vaja. Aga meie jõulukas ju, tüdrukud ei kandnud mingeid puutsega midagi. Nii et ma ei saanud kanda. Ja siis nüüd saab kanda. Nüüd on ikka õige punane savi, mis neil siin on ja mõnsa ühesnaga. 2 tükki on nagu kaksikud meil siin. Ja siis jah, lähme vaatama, mis meil see boss räägib ja teeb treeningut ja värki, nii et so excited. Siit näitab, et me sõidame farmi 19 minti, 21 kilomeetrit. Noh, väga põhimõtteliselt enamus on kõik otsetee, nii et we'll see, kui sinna jõuame. Nii, jõudsime kohale. See on farm, siin on meie mandlikesed. Oi, vana. Näis, mis siin saama hakkab siis. No nii, tulime siin Pärdi järgi. Pärt saab ainsana siin praegu sõita. Tuleb sealt selle massinaga. Ja ma ei tea siis, kus meil see boss kadus, ta pidi ka siia tulema. Meie Meriliisiga veel täna treenida ei saa, sest et meie traktorid ei ole veel siin. Küll meie traktori lisad on siin ja selle kohta seletati meile väga ilusti kõik ära. Ja. Aga põka peale täna veel ei saa, sest näe, tuleb. Põkast ei ole veel. Näe, siuke on. Nii et vaatab nüüd. No nii, meil on treening day läbi niimoodi, et ainult Pärt sai treenida. Meile helistab siis Craig millalgi, kui meie trakatsid on kohal ja siis saame meie ka harjutada. Ja ilusalt meil Patrickuga, Pärdil on nüüd uus nimi Patrick, Patrickuga on 7 päeva vaba ja Annelil võib-olla 5, sest et almandid ei ole valmis veel. Nii et vaatab, mis saab. Ta oli mingi, meil see boss oli mingi, no have fun ühesõnaga, et teil on veel aega. Ja siis jah, päris vahva. Hästi pisike tiim on, pisike farm on, ülimõnus. Nagu, mis meil on mingi, ma ei tea, 8 inimest vist oli seal tiimis või? Pluss farmi omanik ja need mõned võllid veel. Nii et väga mõnus pisike tiim on. Ja no ainult 6 masinat ongi. Nii et jah. Ja siis selle farmi me peaks tegema ära 7 nädalaga.
nii et eks näis, mis meil saab. On ju? Jah. Nüüd lähme koju ära ja kerge lunch ja vaatab, mis saab ja palmid ja väljas on 34 kraadi ja täna oli juba mõnus soe. Eile oli päris jahe. Meil oli ainult 28 kraadi meil vist. Andis ikka tunda, et maru jahe oli. Nii et võt. Üks koduselt. Kodupäevikud. Pihv vaatab lihtsalt mingi vene ekstrasens. Üks vana ütles, et küla probleem oli see, et teisest dimensioonist tulid sinna surnud. Oi, bloo. Inimesed jäid uskuma, saad aru. Millega Anneli tegeleb? Näitan ta tänast ostu. Mul on imeline mask praegu nõus. Mis ostsid täna? Digikaamera! Minu uus sepp. See on literaali seebikarp ju. Ongi. Nii et nüüd läheb photoshoot'iks. Ma nüüd lähen ära. Ühesõnaga, täna on, ma isegi ei tea enam, mis päev. Aga ma käisin täna apteegis. Sest et mu põlv on valutanud sinds kuuseka hooaeg. Nagu mingi hetk, kui meil oli nagu põhihooaeg, hästi-hästi kiire ja 12-tunnised päevad, siis nagu ma tundsin mingi hetk, et mu põlv nagu hakkas valutama. Siis mõtlesin, suva, et see läheb üle vaata, et no veits võib-olla liiga palju koormust saanud. Ja siis ta nagu ikkagi vist valutas kuuseka hooaeg ja siis nagu peale hooaega me just ei valutanud enam nii palju. Vähemalt ma ei mäleta, et ta oleks niimoodi valutanud nagu siin praegu olles. Ta on valutanud mul iga fucking päev. Ja siis, saate aru või? Ma lihtsalt ostsin täna poest. Kurdi, mis see eestikeelne nimetus on, see Voltarengeen või mis iganes, saate aru, selle. Et enda põlve määrida, sest ta nagu ei ole paistes. Ja ta ei ole nagu kuum ka vist. Ma ei tea. Aga ta on nagu, ma ei tea, ta sitaks valutab ja ta valutab ainult nagu põlve seest, saate aru. Ühesõnaga. Siuksed on meie kodused päevikud ja lavit lihtsalt. Lavit aussi riik. Nagu siin on kõiki kreeme asju. Algus ma leidsin nagu suure tuubi, nagu mingi massive tuubi, ma ei tea, 3 aastaks. Ja siis seal kõrval, nagu teisel pool ümber nurga, oli veel väikseid 4 erinevat suurust. Saate aru või? Nii mugav. Nagu, see maksis 10 toltsi. Nagu üliodav, 30 grammi. Täpselt siuke, et nagu, kui sul nagu tahad mingiks lühiajaliseks kasutamiseks või siuke pisikene, et mahub igale poole, kas või käekotti. Mitte, et see nüüd uus aksessuaar mul oleks, mida ma hakka kandma ja iga õhtu enda põlve määrime. Ühesõnaga ma loodan, et see võtab selle valu ära ja läheb ära. Nii et jah. Just kodune häng meil täna siin. On ju? Pidin teile taevast näitama, sest ilus roosa on praegu. On tõesti väga ilus. Üldse siuke mõnsa on. Hästi rahulik on. Ja no, lihtsalt I love it. Nagu nii hea soe on. Nagu ebareaalne lihtsalt. Palju meil praegu on? Meil on praegu väljas 31 kraadi. Nii mõnus, nagu, kuidas ma armastan seda, et kogu aeg on soe. Ühesõnaga, päris numps taevas on. Tere hommikust, meil on täna laupäev ja lähme minigolfi mängima. Kell on 15.35. Ja siis saime teada, et esmaspäeval lähme Anneliga treeningut tegema. Nii et 2 päeva saab veel lulli lüüa. Äkki uuest nädalast hakkab tööga pihta. Võib-olla. Suht hall ilm on täna, aga vähemalt on 31 kraadi. Yeah. Vabandust. DJ Black. Ühesõnaga. Vaatame, kuidas siin see minigolf on. Ajo!
vantused ja mingid dinosaurused juba väljas, nii et lähme vaatame, mis saab. Let's go! Hola! Täna on esmaspäev. 2 nädalat oleme siin olnud. Ja nüüd on täna minul ja Annelil see treening nende traktoritega. Nii et lähen vaatan, mis saab. 9 päeva farmis olema. Ja millal töö hakkab veel ei tea. Ilmselt täna kuuleb siis, kas mandlid on valmis või mitte. No, siuke nädalake on möödas sellest, kui me eelmine kord käisime. Nii et vaatame, mis saab nüüd. Head jõustuburgerid. Hello! Pataatidega. Kell on 5:30, me jõudsime tagasi Mildurasse. Ja treening teie on tehtud, ühesõnaga Anneli traktoril polnud 2 esimest rehvi, nii et ta ei saanud ikka teha. Ta läheb homme. Ja siis ta saab homme juba tööd ka teha, sest et shakerid töötavad praegu ja tema... treeningi homme läheb tööle. No ühesõnaga, et tema saab meist veits varem tööle, me võib-olla lähme reedel, oleneb kuidas sujub. Ja siis, no ütlen nii, et siitaks pikk oli see masin, millega ma sõitsin. Ja no sinnamaani läks hästi, nagu kõik tead pööramist läksid ilusti, tempo oli ja võts mandleid. Kuni ma mõtlesin, et okei, mul on oks tee peal. Ma jään seisma ja võtan siit oksa. Võtsin oksa ära, mingi eeskujulik töötaja. Ja siis hakkan sõitma ja see masin hakkas tagasi veerema, saate aru või? Ta veeres tagasi ja ta keeras ennast risti, sest see viimane koguja, nagu ta ei ole nagu seal nagu kõvasti taga. Saate aru ja siis ta lihtsalt, ta läks 2 puu vahele. Õnneks ta ei lõhkunud nagu veesüsteemi ega midagi ära ja masin jäi terveks ja ma olin lihtsalt mingi holy shit, ta ei pidurdanud ka, ma lihtsalt olin mingi täitsa putsis. Ja siis see Kreek, kes meid välja õpetas, ütles Annelile, et ta ei ole mitte kunagi midagi sellist näinud. Nii et one for the team. Aga ta ütles ka, et a bit of excitement, nii et Anneli, kuidas Kreegiga oli täna hängida? väga fun, väga fun. Jah, reportaaž tänasest päevast. Tore poiss. Tore poiss? Üldse eestlased teevad head tööd ja... Anneli hängis taga seal suht palju autos, sest et nagu nad sõitsid meil kõrval nagu, sest et Pärt laadis nagu mind tühjaks ja mina siis kogusin mandleid ja siis oligi nagu, nad sõitsid taga meil kogu kõrval ja mingi terve päev seal said hängida. Nii et nüüd lähme koju ära, jõudsime just kohale ja aga no suht mürarikas on kogu see asi seal tegelikult nagu, et eriti kui ma panen kõik enda asjad tööle ka seal nagu, mis neid mandleid liigutavad, siis ta täiega nagu ikka teeb suht müra. Nii et vaatame, kas reedel saab tööle või mitte. Aga no päris hirmus oli ikka. Ma olin täiega tulnud sealt masinast välja, ma olin mingi I fucked up! Siis ta oli täiega mingi naaris, oli mingi ei, see on full training, see on kõik training. Aga see oli päris juba ausalt öeldes. Ma hakkasin täitsa kartma. No nii, rahvas, pole ammu näinud, ühesõnaga, me nüüd oleme nädal aega järjest tööd teinud ja siis tulid mingid vihmapäevad niimoodi, et eile pühapäeval oli meil vaba, siis sadas terve päev, siis täna oli ilus ja siis homme lubab uuesti vihma, ehk siis homme me ilmselt tööle ei saa. Kui ei saja homme, siis me võib-olla saame kolmapäeval tööle, ta on esmaspäev. Oleme 2 päeva kodus ja tulime täna järve äärde. Põhimõtteliselt kuskile ei kuhugi. Kohalik fotograaf ostis endale tikika seebikarbi. Ja nüüd rõõpib seda kasutama. Ühesõnaga tulime siia. Ta pidi olema mingi looduslik reserv või midagi siukest. Aga see haiseb nagu Eestis haiseb adru ja no mega kuiv on muidugi, näha on. See on rohkem nagu ahvena hais. Kus ahvena haiseb? Veits küll, jah. Ühesõnaga, nii et nüüd hängime siin, kuni päike loojub ja siis vaatame, mis teeme homse päevaga. Ühesõnaga, naudime vabusid päevi praegu. Narda!
Ojang kadus. Uibloom, ma kartsin kohe seda, et siin võivad olla sügavad rööpad. Ui! No ühesõnaga me sõidame nagu sellist teed pidi lihtsalt praegu. Ja praegu oli reaalselt see rööbas oli nagu poole sääre sügavune lihtsalt. Ronib. Me vähemalt teame, milleks meie auto suuteline on. Ui, vana! Noh, siia võiks ju täitsa 4x4 tulla selle autoga. Ma ei tea, ma tahaks juba normaalset teed. Ei, miks? See on väga normaalne tee ju. Näed, siit saab isegi sõõrikut. Oo, mis asja? Kuhu nüüd siis? Ma ei tea, veits kehv. Siin on ümberringi mingid viinamarjafarbid, ehk see tee nagu peab kuskile viima. Me oleks võinud normaalset teed pidi minna, me oleks juba ammu väljas. Ei tea palju lõpuks. See on auto täielik proovile panek praegu. Veits all. Miks Google Maps isegi juhatab nüüd sellist teed? Ma ei tea. Ma ei tahaks üks filmi. Äkki juhtub veel midagi huvitavat. Tahtsin teile näidata, kui räigelt meil sajab. Nagu nii räigelt hakkas sadama. –25 kraadi on sooja. Täna on kolmapäeva, kell on 13.21 ja kuhu me kõnnime? Ma ei ütle. Ühesõnaga, me kõnnime basseini äärde ja meil on, ma ei tea, mitmes päev juba ilma tööta. Teine nädal. Ühesõnaga, me põhimõtteliselt nädal aega olime kodus, sest et nädal aega iga päev järjest sadas. Ja nüüd oleme teist nädalat kodus. Ja nüüd me oleme teist nädalat kodus sellepärast, et nädal aega sadas. Ja siin on täiega kassikakka igal pool. No nagu näha, siis on igal pool räiged loigud. Nii et me ei tea, mis meil seal... No näe, kass kisk ja... Vaata, jahib. Ilib. Nüüd kadus ära. Siin on sitaks palju kasse. Siin on nagu mingi kassidega looja lihtsalt. Ühesõnaga, ja nüüd me oleme teist nädalt kodus sellepärast, et nädal aega sadas ja nüüd kõik peab ära kuivama. Nii et vast saab uuel esmaspäeval tööle. Aga ilmselt selle 2 nädala võrra lükkub meil tööperiood edasi, sest et me ei ole 2 nädalat tööd teinud. Nii et ühesõnaga vaatab, mis saab. On ju näkk? Jah. Look this outfitus. Yes. Siin on... palmid paistavad. Paistab. Läbi kõrbe. Ühesõnaga. Ja. Vaatab, mis saab täna. Ilmselt mitte midagi, nagu kõik need nädal aega, mis me siin kodus oleme olnud. Üks sünnipäeva vlog. Tegelikult on juba õhtu ja me lähme välja sööma. Ühtegi muud kaadrit ei ole. Pärt ja Anneli äratasid mind 0-0, tähendab, soovisid õnne mulle 0-0 öösel. Ühtegi kaadrit sellest ei ole. Nii et nüüd... Palun PT audio. Nüüd lähme sööma. PT audio. Kuidas kommenteerite? Hüvapidua. Nii. Käisime väljas. Nüüd liigume koju. Kell on 10:30 ja ametlikult
siin on ainult üks normaalne koht, kus käia, kus on hea toit, head joogid, mis on hea vibe'iga, nii et soovitame kõigile. Pidu oli? Hüvapidu või? Raivopidu või? Me oleme nüüd elusalt tagasi kodus, kell on mingisugune 10:30. Pidu oli hea, inimesi oli palju, ühtegi klippi ei teinud ja vaadake minu sünnipäevalilled. Ja jah, tõmbame otsad kokku. Hüva pidu oli. Hola! Ühesõnaga, täna on meil siis teine nädal tööl. Neljapäev on, tulime teisipäevast alates tööle, 2 nädalat tuli pausi, sest et nii räige vihm oli. Et esimene nädal ainult vihma ladistas, teine nädal maa kuivas ja meil on ikka siin nagu mingid fucking järved. Nii et ühesõnaga nüüd me oleme 2 päeva läinud varem ära, sellepärast et me oleme nii kiired, et me catch up'ime teistega ja kuna me loopime, siis me ei saa korralikult loopida, kui me teist kätte saame. Ehk siis Anneli saab sweeperit kätte ja mina saan Anneli kätte. Ja nüüd siis jah, täna lähme 17:30 ära. No täna lähme tundike varem. Eile läksime 5 ära. Noh, muidu me lõpetame tavaliselt 7. Noh, nagu 7 lähme territooriumit üldjuhul välja, aga 6:30 tuleme nagu raja pealt ära. Nii et ühesõnaga, jaa. Näitan siis telgitagusta. Siuke on siis vaade. Nüüd mul on vana traktor tagasi, sai korda. Ja siin on minu mandlikogumik. Ma ei tea, peegeldab suht. Ühesõnaga, meil on suht pisikesed puud niimoodi, et näed igalt poolt läbi, näed enda vagu, mega hea. Ja jah, siin on minu asjad kõik, mis ma pean sisse välja lülitama. Ja jah, muidu on päris numps. Ja tagant on siis siuke. Nii et jah, elame life'i. Imeline päev, teen siin tööd. Ja teate, mis just juhtub? Oi my god, mul jookseb känguru üle tee. Oi. Vaadake nüüd. Vaadake nüüd, ja see on meie känguru. Hea pull. Ja nii meie tööpäevad kulgevadki siin. Hea pull. Aga niimoodi juhtub siis, kui on mingi error ja me nagu sõidame täiega üksteisele järgi. Sest praegu Anneli sai sweeperit kätte ja mina sain praegu Anneli kätte. Ja siis nüüd mängime siin kõik moos järjest ühe põllu peal. Ma ei tea, mis pull käib alguses. Ma olin täiega maas niimoodi. Me olime, nad olid teises farmis, kui ma olin ikka esimeses farmis. Ja nüüd me nagu oleme täiega järgi jõudnud või nagu ühesõnaga. Vaatab, mis saab ja nüüd läheb, aga ilm on ilus. Tööd on, ta on pühapäev, täna ei saanudki vabaks. Sest et esmaspäev, teisipäev, kolmapäev on vihma. Nii et nüüd me teeme nii palju tööd, kui vähegi saab. Nii et vaatab, mis saab. No jõu, ühesõnaga. Täna on teisipäev, tulime 10 tööle. Ja no täitsa pekkis, meil oli mingi tund aega veel teha, et kui hakkas, või noh, pigem pool tundi oli veel teha jäänud. Hakkas tibutama nagu terve päev olid räiged pilved, alates kella 10 olid nagu poti sinist pilved, läksid ära, tulid tagasi, läksid ära. Siis mingi hetk tõusis räige torm, siis tuli vihma, kadus ära, tuli vihma, kadus ära. No praegu, no ütleme nii, et 10 minti on lõpuni jääd. No vast hoiab, et saab tänase ära teha. Aga ega kui nüüd öösel sadama hakkab, siis jälle paar päeva tööle ei saa. Nagu meil see, kes meid tööle võttis, Hellas üks päevist ütles, et 16 aastat ei ole sihukest asja olnud nagu praegu, nagu sihukest seasonit. See on nagu väga-väga crazy. Meil ainult sajab. Nagu me oleme elanud meil tuures 2 kuud ja me oleme 2 näolt tööl käinud. Nagu täiesti pekkis lihtsalt. Ma ei tea. Ühesõnaga, muidu on norm tiks. Praegu päike ei paista, mul vandid tulevad. Noh, siuke kena ilm ja värgid, noh. Ühesõnaga, vaatab, mis saab. Oh well. Eile rääkis
rääkisime sellest, et võib-olla lubab vihma, aga me pääsesime vihmast vaata, et meil oli viimast pool tundi tibutas. Oh well, täna kell on 12 ja vihm hakkas sadama. Nii et me lähme varem koju ja me tulime 8:30. Ja homme võib-olla saame lõunast tööle, kui rohkem täna ei saa, aga praegu tibab. Ühesõnaga, pekkis on see season. Ütleme nii, et no meil see, kes meiega tegeleb, ütles, et eelmine aasta nad lõpetasid varem, sest et ei olnud vihma. Ja nagu tavaliselt ei ole mitte kunagi selline almondi season, sest nagu mingi 16 aastat pole niimoodi sadanud. Nii et elame veel.